tere, mina olen Kellu ja täna on mul proovida üks väga nunnu väljanägemisega lumemees. See on Reval kondiitrite sükene tore piparkook glasuuriga. Ja minu meelest näeb ta nii nunnukas välja, et ma ei raatsiks seda süüa. Ma nägin seda vist Rimis, kui ma ei eksi. Ja seal oli hästi palju igasuguseid erinevaid. Ja ma otsisin sealt välja sellise, mille glasuur on siis terve ja mis ei ole katki läinud, sest ma avastasin, et kui glasuuriga piparkooke osta, siis need on karbid ja pakid on alati seda glasuuripudi täis ja nad kipuvad nagu ruttu koledaks minema. Aga see oli selline lahe, nii et mõtlesin, et ostan ja proovi. Ja ta on niisuguses kihtis nagu pakendis ka. Ja siin on isegi üks luuletus. Jõuluvanal habelai, tahaks teha talle pai. Eks ma piparkoogi eest paitada saan seda meest. Niisugune tore luuletus on siin sees ja tootja info ka, kõik selline. Nii, aga proovime siis selle lahti teha. See on mulluna. Niisugune. Kelle tore piparkoogi mees. Et nagu ei raatsigi teda nagu teha katki, et minu meelest oleks nagu nunnukas. Noh, kaunistus kuskile jõuda. Paneb sinna muud asjade vahele ja läheb küll. Ja meelest kena. Aga siuke värk, need lõhnab hästi suhkruselt. See on siis sükene paks ja kõva siin, et see jõulumees on väga hästi välja tulnud. Jõulumees, piparkoogimees. Ma ei teagi, kus ma siis seda nüüd proovin. Paks tugev piparkook on. Nüüd vaatame, hammustame ta siis saab selle salli otsa ära. Oi, mul läks praegu hästi. Ma hammustasin ainult selle piparkoogi taguse ära ja see on niisugune pehme. Niisugune küpsis, ma arvasin, et see on nagu mega kõva, aga ta nagu ei olegi. Kui mõgus. Nad on kavalad olnud, on nüüd selle piparkoogi osa teinud hästi pehme. Natuke keeksi moodi selline. Ja natuke õhuline on ka paistab siit. Ja siis glasuur on niisugune tugev, nii magus. Mina tavaliselt ei osta kunagi glasuuriga piparkooke, sest minu jaoks on see mega magus. Ja ma praegu veendusin ka, et glasuur ei ole minu jaoks. Ja poes ma vaatasin, et hoopis lahe. Et siin ei ole kirjas, et siin on palmiõli, aga siis ma hakkasin kodulehel, näiteks Prismas hakkasin ringi vaatama. Ja siis see on niisugune piparkoogi maja ja ma väga ei arva, et nad teevad erinevatest tainastest neid. Nad teevad nagu, neil on üks sama materjal ja siis erineva selle kujunduslahendusega tuleb neid piparkooke sealt. Ja siin on nagu palmirasv ja osaliselt hüdrogeenitud palmirasv ja sellised asjad nagu erinevad asjad veel. Aga siit selle kirjelduse pealt siis mina hakkasin vaatama, et mis siin on ju. Ja siis tekkis hirm, et kurkumiin. Et kollane siuke looduslik värv on ju, see mis siin peal on. Ja siis võib sigadel põhjustada kirpnärmahaigus, et inimestel ei ole täheldatud. Nagu loomade peal siis ilmselt on katseid tehtud, aga inimeste peal nagu terve suvel katseid, kas see laidiks või ja eks ju. Ja siis võib-olla ei ole lihtsalt tuvastatud veel, ma ei tea. Siis on karmiin. Et punane värv, mis loodus esineb, arvan, et karmiin on siuke porgandi nina siin. Ja siis võib tekitada astmat ja eluohtlikke allergilisi reaktsioone. Ja siis nii patentsinine. Ma ei tea, kus see siin võiks siis olla. Okei, no öeldakse, et on sees, siis on sees. Et eelallergikutele ei sobi on ju ülitundlikud reaktsioonid, sügavene punetus, mõne minutiga võivad tekkida, nüüd on piparkoogi ära. Ja
hingamisel šokk võib tekkida harva, vererõhu langus ja hingamisraskused. Jõulud. Ja siis sidrunihappe, see oli meil neist kõige leebem. Et võib tekitada hammastel siis dentiivikihide efekti, et see on see efekt, et kui sa sööd palju magusat, siis su hammastele tulevad augud. Et ühesõnaga, praegust mul on nii kahju, et ma selle mehikese salli sõin ära, et oleks sobinud mulle dekoratsiooni, see oli hästi, see oli aga sisse süüa, ma arvan, et ma seda rohkem ei taha. Nii et ma oleks alguses pakkunud, et hästi kena oleks seda viia kingituseks kuskile paki sisse, sest ta läheb lihtsalt nii null välja. Ja siis ma leidsin terve kataloogi, kus on veel nunnusid asju, mida Reval müüb, just tohmad suured südamed sellised. No ägedad, tõesti ägedad, aga siis ma ei tea, kui see kingiks viid, siis ütle, et see pigem dekoratiivelement. Et jah. Tõenäoliselt paljude inimestega midagi ei juhtu, kui sa sööd neid hästi palju. See maksis 1,59 ja siis ma natukene mõtlesin, et oota, kui palju sa saad tegelikult teha ise piparkooke. Kui sa ostad taidna või siis kui sa ostad paki piparkooke, et see mingi 2-3 euri paned sinna peale ja siis sul on väga palju piparkooki. Nii et ma arvan, et ikkagi nagu pigem nagu dekoratsioon on need kõik need ägedad suured piparkoogid, no näiteks nagu siin need südamed on ju igasugused, need on kihvtid ja need tekitavad inimestes siukse laheda hea tundele siin pakis saab ka osta, eks ju, piparkoogi majad näiteks, ta on ilus. Ma tõesti nagu vist ma arvan, et ma ei sööks. Aga mis sinu kogemus on glasuuritud piparkookidega? Tean, et paljudele need meeldivad ja lastele meeldivad. Täiega palju seda siin koogi peale ja siis metsatada. No see on siuke lahe tegevus. Kui sul on omad mõtted glasuuritud piparkookidest, siis kirjuta mulle. Seniks aga uued põnevad maitsed on peagi tulemas. Püssige lainel ja näeme varsti. Tšau!